No nii, mootori olen maha võtnud, käiguhästi on vahetatud juba, et ma vahetasin selle töö käigus rooli otsad ka ära juba siin, et see tolmukas oli puruks, et siis on hea neid klambrika kinni panna ja stabika konti oli hea lihtne ära lõigata. Ega siin muud ei olegi, põhimõtteliselt sumbuti küljest ära, siis sai roolisamba siit lati küljest lahti keerata ja siin väga muud ei olegi, turbotoru, imutoru küljest ära ja salongi radika otsad küljest ära. Ma radika poolt ei tahtnud võtta, et seal on mingid kiirliited, et need võivad puruks minna ja siis on vaja juhtmestik ära võtta. Juhtmestik jookseb siit pealt läbi kuidagi plastikkõri sees siia taha välja, et see on üks nõme koht selle töö juures, et see jookseb sinna ajukarpi plastikkõriga, et sealt karbi küljest ei saanud ka kätte seda nagu lihtsamalt, et oleks koos ajuga maha tõstnud, nagu Audidel käib. Ja eest võtsin ära radikat koos ventikatega. Ega siin muud ei olnudki. Starterid asjad lahti ühendada, kliimasüsteem lahti ühendada. Et tuli suht lihtsalt maha. Muidugi kütuse saab siit, peaks lahti saama, aga ma ei saanud lahti neid, et ühes tükis võtsin siit lati küljest lahti. Gaasitross lahti ja vabastiku tross lahti. Ja siis võis juba need sillatala poldid lahti keerata ja auto üles tõsta. Oot, aga nüüd ma lasen selle auto siia peale tagasi, mul on kast vahetatud ja siis saab õlid asjad sisse panna ja saab proovida vedrustust ka. No nii, et Volvo on ka nüüd korras, et sõidab. Et esivoolis värk, et kui puust taha tuleb, siis tõmbab ratta ringi kohe. Et peaks olema 4-veolisena mõeldud see auto ikkagi. Aga nende Max Speeding Rootsi coiloveritega on esiteks on harjumata sõit, päris jäik on nagu, aga samas on konkreetne ja hetkel nagu sellel videomadisel oli, et mingi hääl on sees amortides, aga ma veel ise ei ole päris kindel, et mul tuleb ainult paremalt poolt ees see hääl, et võib-olla ei ole amordis asi, et ta on koha peal keerates nagu, või siis kui 90 kraadi kurvi on minna, siis keerates on ka kuulda naksumist nagu. Et
mul see sarniir on vana seal all, et võib-olla läks teise asendisse ja on kuiv nüüd seal. Aga seda ma pean veel uurima. Et juhi poolt ei tee alt, et ainult kõrvaliste poolte pealt. Aga ma arvan, et selleks korraks on kõik selle Volvoga. Et kui keegi tahab, siis all descriptionis on lingid Max Speeding Rootsi omad ja allahindlus Differ märksõna kasutada, siis saab -17%. Vot, aga selleks korraks on kõik ja vaatame, mis järgmine kord teha saab, filmida. Et võib-olla võtan selle Volvo kasti lahti ja võib-olla võtan selle A6 kliimapumba lahti, et üks tahtis teada, mis sellega juhtub nagu. Et siis vaataks, mis selle kastiga ka juhtus. Vot, aga vajutage like nuppu ja vajutage seda subscribe'i nuppu eesti keeles telli siis. Vot, aga nägemist siis.